Tere! Minu nimi on Anu Varblane ja olen siin Kantar Emorist, et rääkida sellest, kuidas me tegime viimase loomemajanduse uuringu. Kõigepealt, kui loomemajandusele mõelda, siis see on valdkond, mis toob kokku ärilised ja majanduslikud ja samas ka kultuurilised ja loomingulised eesmärgid. Ja see on ühest küljest teeb selle valdkonna uurimise põnevaks, aga teisalt jälle väga keeruliseks, sest kuidas võrrelda samadel alusetel või hinnata nii erinevaid ettevõtteid ja nii erinevaid valdkondi. Me oma uuringus ka lasime 444 loomeettevõttel ja asutusel öelda, et mida nemad peavad oma eesmärkideks. Ja siit tuli välja, et umbes pooled ütlevad, et nad tegutsevad ärilistel eesmärkidel. Et kui üldiselt ettevõtete puhul ikkagi üks peamisi tegevuse eesmärke on omanikule tulu toomine, et siis loomeettevõtete puhul see ei ole nii. Et nagu näha, et peaaegu sama palju on ka neid, kes tegutsevad loomingulistel eesmärkidel või kes üldse ütlevad, et nad aitavad teistel ettevõtetel tulu suurendada või siis toovad Eestile tuntust ja loovat kuvandit. Seega need valdkonnad ja ettevõtted, kes neis valdkondades tegutsevad, need on väga erinevad ja seetõttu ka hiljem, kui me räägime neist erinevate sektorite tulemustest, siis hirmsasti tahaks ju võrrelda, aga et siin tuleb kogu aeg meeles pidada seda, et need valdkonnad on väga erinevad ja seetõttu ei saa neid päris ühistel alustel võrrelda, et kõikides loomevaldkondades ei saagi kunagi eesmärk olla näiteks see, et nad tegutsevad ainult turuloogika alusel ja ilma toetusteta. Et lihtsalt need valdkonnad on erinevad. Aga nüüd siis täpsemalt meie uuringust. Et tegemist oli 6. loomemajanduse kaardistusega ja see on tegelikult väga suur väärtus, et seda uuringut on tehtud juba nii pikalt ja see annab võimaluse nii pika aja jooksul Eesti loomemajanduse tulemusi võrrelda. Seetõttu ka meie püüdsime nii palju kui võimalik korrata seda uuringut sama metoodika alusel, nagu see omal ajal paika pandi. Mõningaid muudatusi tegime, et neid ma siis vahepeal kommenteerin ka, aga üldiselt kasutasime sama metoodikat. Ja meie uuringu peamine eesmärk oli anda majandusstatistiline ülevaade nii kokku Eesti loomemajandusest kui ka erinevatest loomemajanduse sektoritest. Üks teema, mida varem ei ole selles uuringus käsitletud, on loomeettevõtete regionaalne jaotus. Et seda me siis vaatasime seekord esimest korda, et kuidas loomeettevõtted üle Eesti jaotuvad. Ja varem ei ole hinnatud ka loomeettevõtete innovaatilisust, et seda me ka nüüd sel aastal siis esimest korda vaatasime. Ütlesin küll sel aastal, et uuring sai valmis sel aastal, aga tegelikult me tuginesime valdavalt 2023. aasta andmetele, et seda uuringut tehakse iga 4 aasta järel ja kui me sellega alustasime, siis 2023. aasta andmed olid terviklikult käes, et 2024. aasta kohta ei olnud veel paljudel ettevõtetel majandusaasta aruannet esitatud. Ja siin on näha, et mis siis selle töö käigus valmis. Et me tegime 13 ülevaadet erinevatest sektoritest, need, mis on siin suurte tähtedega, et iga selle sektori kohta tegime põhjaliku ülevaate. Just vaatasin üle, et kokku oli üle 750 lehekülje seda materjali, et muidugi need leheküljed ei näita veel sisukust, aga ma arvan, et see tuli kokku väga sisukas. Et kes tahab lugeda, siis jõudu lugemisel. Siin on välja toodud tärnikesega ka need valdkonnad, mille puhul me vaatasime sidustegevusalasid, ehk siis neid valdkondi, mis aitavad neid tuumikalasid tarbijate jaoks kättesaadavaks teha, et näiteks kirjastamise puhul sidustegevusala on trükindus. Ja samamoodi ka arhitektuuri, kunsti ja muusika puhul käsitlesime ka sidustegevusalasid. Nii. Siis pisut sellest, kuidas me selle uuringu läbi viisime. Meie hinnangul kõige keerulisem etapp oli nende loomevaldkondade piiritlemine. Et siin oli aluseks MTAK-koodid, et ettevõtte majandustegevusala, mis nad ise märgivad, et on nende tegevusala. Aga nagu teada, siis keegi ei kontrolli seda, et kui ettevõtte luuakse, siis saab oma tegevusalaks märkida täpselt selle, mis sa ise tahad.
ja kohati ettevõtted suhtuvad sellesse tegevusala määramisse üsnagi loominguliselt, mida ei saa ka selles mõttes ette heita, et näiteks meil oli sageli dilemma, et kas tegemist on kunsti või näiteks disainiettevõttega, aga ilmselgelt ettevõtja ise, kui ta tegeleb päevas 1000 muu asjaga, et siis ta ei vaeva oma pead sellega, et kas ta on nüüd seda tehes kunstiettevõte või disainiettevõte. Aga et kui meie ülesanne oli teha selline statistiline ülevaade, siis meie pidime kõik ettevõtted ära määratlema, et millise valdkonna alla nad täpselt käivad. Ja selle uuringu siis varasemalt metoodika paika panemisel on ära defineeritud erinevad MTAK-koodid, mis käivad erinevate põhitegevusalade ja ka sidustegevusalade alla. Ja selle põhjal me võtsime äriregistrist välja kõik ettevõtted, mis siis oma MTAK-koodi järgi võiksid justkui olla loomeettevõtted. Ja siis tuli see põhitöö ehk suur käsitöö, et kontrollida, et kas need ettevõtted ka tegelikult vastavad sellele tegevusele, kuhu alla me oleme nad pannud. Et me vaatasimegi üle, et siin all on näiteks näha kirjastamise puhul meie selline oma tööfail, et kus meil oli tuhandeid ettevõtteid, mis peaksid olema kirjastamise valdkonnas, siin on erinevad MTAK-koodid, kas nad on põhivaldkond või sidusvaldkond, ja siis me vaatasimegi suuresti majandusaasta aruannetest, nende ettevõtete kodulehekülgedelt, sotsiaalmeediast, tegime omanikele taustauuringut, et kas nad võiksid olla ikkagi see tegevusala, mis nad on märkinud, et nad on, et saada see vundament paika, et me saaksime edasi juba teha järeldusi õigete valdkondade kohta. Ja siis tulemuseks tulidki nimekirjad kõigist loomevaldkondadest tegutsevatest ettevõtetest, MTÜ-dest ja ka FIE-dest. Selle põhjal oli juba edasi lihtne, et äriregistrist ja ka Maksu- ja Tolliametist saab ilusti kätte andmeid ettevõtete kohta, et mis on nende käibe- ja kasuminumbrid, kui palju nad maksavad näiteks tööjõumakse. Aga et see ei jääks ainult selliseks numbrite ülevaateks, siis me tegime veel ka veebiküsitluse ettevõtete seas, et uurida, kuidas nemad ise hindavad oma innovaatilisust, kas nad on oma ärimudelis midagi muutnud viimasel ajal ja kuidas nad on rahul erinevate toetustega. Siin me muutsime natuke metoodikat, et kui varasemalt see ettevõtete küsitlus oli suunatud pigem suurematele ettevõtetele ja MTÜ-dele, siis meie leidsime, et ei ole mõtet küsida ainult suuremaid, et varasemalt see loogika oli, et nemad justkui mõjutavad oma valdkonda rohkem. Aga kuna loomeettevõtted on tegelikult väiksed, et keskmine ettevõtte suurus on 1,9 inimest, et siis meie ei teinud seda piirangut, et vastata saavad ainult suuremad ettevõtted, vaid saatsime kõigile loomeettevõtetele, kes tegutsesid põhitegevusalal, kutseuuringus osaleda. Kokku saime 444 vastust. Aitäh kõigile neile, kes võtsid vaevaks vastata. Ja saatsime ankeedi ka muuseumitele, et seda natuke kohendasime, et muuseumid päris kõigile küsimustele ei saanud vastata, mis ettevõtted, et kuna nende tulu teenimise loogika on pisut erinev, aga suures osas nad vastasid ka samale ankeedile. Ja kui me olime avalikest allikatest kättesaadava info põhjal kokku pannud sellised esmased ülevaated erinevate valdkondade kohta, siis tegime intervjuusid ja fookusgruppe ettevõtete esindajatega ja see oli meile endale hästi tore osa selle töö juures, et see andis tõesti sellise inimliku mõõtme sellele tööle juurde ja et aitas näha, et mis nende numbrite taga on või et miks need numbrid on just sellised, nagu nad on kujunenud. Kogu selle töö juures, nagu ma kirjeldasin, tegime väga palju käsitööd ja ise mõtlesime samal ajal kogu aeg, et kuidas saaks seda teha nii, et isegi iga 4 aasta tagant ei oleks vaja nii palju sellist käsitsi andmekogumist teha. Ja siis me lõime sellise andmete keskkonna, Power BI keskkonda panime kokku kõik need ettevõtted, mis me kaardistasime ja seal nende registrikoodi alusel tuleb nüüd erinevatest avalikest allikatest nende kohta info kokku. Nii et
praegu siin meil on veel 2023. aasta seis, aga et nüüd, kui juba ettevõtetel on esitatud ka 2024. aasta kohta majandusaasta aruanded, siis tegelikult me saame kiirelt juba üldpildi, et kuidas on see seis 2024. aastal. Et ei ole vaja enam käsitsi välja otsida kõike neid ettevõtteid ja nende kohta päringuid teha, vaid see info jookseb kohe automaatselt kokku. Et siin on küll piiranguid selles mõttes, et näiteks toetuste kohta ei ole sellist üldist andmebaasi, kust see info tuleks. Aga see on juba lihtsam, et mõned asjad sinna käsitsi juurde lisada. Siin on näha ka see, et kuidas iga valdkonna kohta on meil seal ülevaade, et on ettevõtete arv, töötajate arv, töötajate arvu puhul veel juba eelmine kord kasutati metoodikat, et kui loomevaldkonnas on väga palju ettevõtteid, kus on 0 töötajat, et see erineb sõltuvalt sektorist, aga seal on näiteks arhitektuuri puhul kuskil 40%, samas näiteks disaini puhul või kunsti puhul üle 70% ettevõtetest on sellised, kus tegelikult on 0 töötajat ametlikult. Ja ilmselgelt keegi peab seal tegelikult tööd tegema, et siis selles uuringus on kasutatud sellist arvestuslikku lähenemist, et kui ettevõtte käive oli suurem kui 12-kordne miinimumpalk pluss sotsiaalmaksud, siis me panime arvestuslikult sinna ettevõttesse 1 töötaja. Et see ei ole siis päris nagu ametlik töötajate arv, aga see näitab sisuliselt nagu neid inimesi, kes on selles valdkonnas hõivatud, et saada paremat pilti, et kui palju või kui suur panus sellel sektoril siis majandusse tegelikult on. Ja siin on siis näha ka suurema müügituluga ettevõtted, toetused, kes on suuremad toetuste saajad, tööjõumaksud, riiklikud maksud. Ja siin võib-olla on huvitav ka näha see valdkond, et need ettevõtted, kelle meie oleme siis defineerinud kui disainiettevõtted, et mis nad ise on märkinud oma MTAK-koodiks, et siin nagu näha on näiteks mööbli tootmine ja mööbli ja valgustite jaemüük ja kodutekstiili tootmine, alusrõivaste tootmine, et see on väga subjektiivne siiski, et otsustada, et et sina oled ikkagi disainiettevõte, et selles mõttes selle uuringu juurde käib alati see selline subjektiivsus, et ei saa öelda, et see on 100% nüüd nii, nagu on öeldud. Siis, nagu ma ennem rääkisin, tegime 13 valdkondlikku ülevaadet. Siin on näha selle ülevaate struktuur, teemad, mida me iga valdkonna puhul käsitlesime, kui palju on seal valdkonnas ettevõtteid, töötajaid, mis on müügitulu, milline on nõudlus, millised organisatsioonid esindavad neid ettevõtteid, millised on riiklikud toetusmeetmed, kuidas on lood järelkasvuga, kas seda haridust omandatakse, mis selles valdkonnas on vajalik. Kokkuvõttes tegime SWOT-analüüsi ja arenguprognoosi. Ja nüüd siis tulemused, mis me teada saime. Nagu näha, siis töötajate arv on Eesti loomemajanduses pisut üle 26 000. See on 3,8% Eestis tööga hõivatutest. Kokku tegutseb loomemajanduses 13 760 ettevõtet ja nende kogutulu oli 2,54 miljardit eurot. Loomemajandussektoris toodetud lisandväärtus oli 2,3% SKP-st. Ja eksporditulu 567 miljonit eurot. Siin on näha ka, et kuidas need näitajad varieeruvad ja kohe on ilmselge, et need valdkonnad on väga erinevad, et kui näiteks meelelahutustarkvaras on 76 ettevõtet, et siis disainis ja reklaamis on üle 2000, samamoodi töötajate arv varieerub väga palju. Siin mõne näitaja puhul on ka metoodika muutus, et kui näiteks, sellest ma räägin järgmise slaidi juures. Aga töötajate arvu poolest ongi siis kõige suuremad valdkonnad kirjastamine. Kirjastamises muidugi on sidustegevusala trükindus suure panusega. Siis arhitektuur, kus ka sidustegevusala on üsna suure mõjuga. Ja samuti reklaam. Ja reklaam on ka kõige suurema kogutuluga sektor neist, mida me vaatasime. Meelelahutustarkvara ehk mängutarkvara, mängutootjad.
Nii, siin on näitajate muutus. Siin ma hakkasingi rääkima sellest meelelahutustarkvarast, et kus töötajate arv on poole väiksem kui eelmise kaardistuse ajal. Et see tegelikult on tingitud metoodika muutusest, et eelmine kord olid siin meelelahutustarkvara alla võetud ka kasiino tarkvara tootjad, aga neid seekord ei kaasatud, kuna seal ei ole see loomingulisuse osa nii suur. Ja kuna üks suur ettevõte jäi välja, kelle töötajate arv oli väga suur, müügitulu väga suur, siis see mõjutab oluliselt ka selle sektori tulemust. Aga et see ei ole nii, et seal midagi katastroofilist oleks juhtunud, vaid lihtsalt metoodika on muutunud. Ettevõtteid on kõige rohkem juurde tulnud disainis ja reklaamis. Siin all see joonis on küll üsna kribu, aga seal on näha ka see, et kuidas aastate lõikes on neid ettevõtteid juurde tulnud. Et nagu näha, siis 2021 ja 2022 on olnud nagu eriti selline plahvatuslik ettevõtete juurdekasv. Et näiteks reklaami puhul, et see vähemalt need ettevõtted, kes meil tagasisidet andsid, nemad väitsid, et see on suuresti tingitud sellest, et on igasuguseid uusi reklaamivõimalusi tulnud, et TikToki formaadis reklaamid, et see on näiteks teinud reklaamiturule sisenemise oluliselt lihtsamaks, et sul ei ole vaja mingeid suuri investeeringuid, et selles valdkonnas tegutsema hakata, vaid sisuliselt igaüks, kellel taipu on, et saab sellega peale hakata. Ja nii on need ettevõtteid väga palju juurde tulnud. Disainis jällegi tihti on niimoodi, et omanikel on iga erineva tööotsa jaoks erinev juriidiline keha ja selle tõttu on palju selliseid passiivseid ettevõtteid, kus tegelikult tegevust ei toimu, et seal ka keskmine töötaja arv ettevõttes on 0,7, et ettevõtteid on küll palju, aga need kõik ei ole sellised, mis aktiivselt tegutsevad. Kogutulu on kõige rohkem kasvanud reklaamivaldkonnas, kahekordistunud, see on ka seotud sellega siis, et see reklaamiturg on lihtsalt muutunud palju kirjumaks ja sinna sisenemine on lihtsam ja siin küll on vaadatud aastat 2023, aga vahepealsetel aastatel, et kui võib-olla teistes sektorites oli keeruline pandeemia tõttu, et siis reklaamisse just, et tuli neile natuke kasuks, et näiteks ka avaliku sektori terviseohutuse ja viirusetõrje kampaaniad, et see andis reklaamisektorile tööd. Nii, siis loomemajanduse toetused. Siin on välja toodud see, et kui suure osa erinevate sektorite kogutulust moodustab avaliku sektori toetus. Nagu näha, see osakaal varieerub väga palju, et näiteks meelelahutustarkvara ja disaini puhul see on kas 0 või 0 lähedane. Siin muidugi tuleb märkida, et see on 2023. aasta seisuga, et kui me vaataksime 2024, siis see ei pruugiks nii olla, aga sellel aastal oli neis sektorites toetuste osa väga väike. Samas näiteks raamatukogud, etenduskunstid, muuseumid, ehk siis sellised sektorid, kus tulu teenimine ei ole niivõrd turuloogika põhine, et seal on toetuste osakaal oluliselt suurem ja see on ka loogiline ja see ka jääb niimoodi, et kuna, nagu ma ütlesin, et need valdkondade eesmärgid on väga erinevad, et siis ei ole lihtsalt võimalik, et näiteks raamatukogud ilma toetusteta tegutseda saaksid. Siis küsisime ka oma ankeetküsitluses ettevõtetelt, et kuidas nemad toetustesse suhtuvad ja kas need on neile kasuks tulnud. Ja sealt tuli välja, et neist ettevõtetest, kes on saanud mingisuguseid toetusi, 58% leidis, et toetusmeetmed on neile olnud kasulikud ja on nende majanduslikku jätkusuutlikkust toetanud. Aga samas 5% leidis, et toetustest ei ole kasu olnud. Ja sama palju oli ka neid, kes ei osanud seda hinnata. Et siit me ise leidsime, et see on üks koht, mida tasuks edaspidi uurida, et kuidas see siis ikkagi niimoodi on, et ettevõtted saavad toetust ja nad justkui ei oska nendega midagi peale hakata või siis ei tea, et kas see siis on neile nüüd kasulik olnud või ei. Toetuste osas muidu ettevõtted hindasid, et need tegevused, mis on suunatud erialase hariduse taseme tõstmiseks, et need on olnud kõige kasulikumad neile. Ja veel toodi välja seda, et kui erinevaid toetusi ettevõtlusega alustamiseks on omajagu,
siis puudujääki tuntakse neis kohtades, et kus ettevõte on juba teatud arenguetappi jõudnud, aga tahaks justkui järgmist hüpet teha ja järgmisele tasemele jõuda, et selles kasvufaasis olevatel ettevõtetel on pisut keeruline leida endale sobivat toetust, et neile justkui ei ole selliseid õigeid meetmeid. Siin on välja toodud ka veel toetused erinevatele katus- ja tugiorganisatsioonidele, et kokkuvõttes nende toetused on 2019. aastaga võrreldes kasvanud ligi 1/3 võrra. Samas on kasvanud ka nende enda tulu ettevõtlusest, aga samas selle ettevõtlustulu osakaal nende organisatsioonide kogutulust on kahanenud, ehk et nad ikkagi on pigem rohkem sõltuvad avalikust rahast. Kui vaadata eraldi veel katusorganisatsioone, ehk siis erinevaid liite ja ettevõtlusorganisatsioone, siis tunnustatud loomeliite ja tugistruktuure, siis positiivselt tõusevad esile tugistruktuurid, ehk siis erinevad arenduskeskused, inkubaatorid, et nende puhul on, siin on näha erinevate tulude osakaal nende kogutulust, et nagu näha, et siis nende puhul on tulu ettevõtlusest kasvanud ja erinevate toetuste osakaal kahanenud, ehk nad on rohkem saavad iseseisvalt hakkama. Siin muidugi tuleb jälle arvestada seda, et sellesse perioodi jäävad keerulised aastad, et kui oli pandeemia, kui oli energiakriis, hakkas Ukraina sõda, et sellised suured muutused, mis mõjutasid nii ettevõtete kui organisatsioonide tegevust ja et sellistel aegadel ongi see avalik toetus, avalik raha see, mis aitab seda stabiilsust tagada. Nii, siis siin üks värviline joonis. Nagu ma ütlesin, et vaatasime seekord esimest korda, kuidas loomeettevõtted regionaalselt jaotuvad. Siin on rohelisega näidatud need kohad, kus on kõige rohkem ettevõtteid ja punasega siis need, kus on kõige vähem või üldse 0. Nagu näha, siis see esimene veerg, Harjumaa, see on kõige ilusam, värvilisem. Et see näitab, et loomeettevõtted on väga Harjumaa kesksed, et 2/3 loomeettevõtetest paikneb Harjumaal ja sealhulgas 53% Tallinnas. Rohkem on loomeettevõtteid ka Tartumaal ja Pärnumaal, aga üldiselt valdavalt Harjumaal. Ja kui vaadata, siis siin all on välja toodud ka see, et kuidas jagunevad üldse Eesti ettevõtted ja kuidas loomeettevõtted. Et üldiselt see jaotus on suhteliselt sarnane, et kui näiteks kõigist Eesti ettevõtetest paikneb Hiiumaal 0,8%, siis loomeettevõtetest 0,7%, et suhteliselt sama. Aga erandiks on Ida-Virumaa ja Võrumaa, kus on see loomeettevõtete osakaal väiksem kui üldine ettevõtete osakaal. Kui vaadata veel eraldi sektoreid, siis on näha, et meelelahutustarkvara on kõige ebaühtlasemalt jaotunud. Et valdavalt on ettevõtted Harjumaal ja Tartumaal, mujal on ainult üksikud ettevõtted. Samas näiteks raamatukogude puhul on siin ilus ühtlane numbrite rida, et see näitab, et raamatukogud on ühtlaselt üle Eesti jaotunud ja see ongi see, et nende eesmärk on hoopis teine, et kui nende eesmärk on tagada seda, et raamatud oleks kättesaadavad üle Eesti igas kohas, mitte ainult Tallinnas või Tartus, siis ilmselgelt siin see eesmärk on täidetud juba selle regionaalse paiknemise järgi. Samamoodi ka muuseumid ja käsitööettevõtted on suhteliselt ühtlaselt jaotunud. Aga siin üks piirang on see, et me vaatasime ettevõtete asukohta selle järgi, mis nad ise on oma tegevusaadressiks märkinud, et see ei pruugi alati olla nii, et nad tegutsevad seal, kus nad on märkinud oma aadressi, aga ikkagi see annab piisavalt hea ja selge pildi. Veel üks teema, mida varem ei ole selles uuringus käsitletud, oli ettevõtete paiknemine innovatsioonitrepil. Me koostasime sellise mudeli, et ettevõtted vastasid 9 küsimusele enda innovaatilisuse kohta ja selle alusel me paigutasime nad erinevatesse segmentidesse.
Ja siin on näha, et üldiselt ettevõtted on innovatsioonitrepi madalamatel astmetel. 20% ehk siis iga 5 peab ennast mitte huviliseks, et kes ei ole uuendustest huvitatud. 7% ütleb, et nad on uuenduste huvilised, aga et neil on ambitsioon tegutseda kohalikul turul või siis üksikutele välispäringutele vastata, aga samas neil tegelikult innovatsioonialane võimekus puudub ja ka partnerlused puuduvad selleks. Kõige rohkem on üksikute uuenduste katsetajaid, et pisut üle poole meile vastanud ettevõtetest on sellised, et nemad tahaksid üksikute uuendustega tegeleda ja neil on ambitsioon pakkuda eristuvat toodet ja sealhulgas ka mõningatel välisturgudel. Aga kogu see tegevus on selline projektipõhine, et kui mingi mõte tuleb, siis sellega tegeletakse, aga see ei ole selline planeeritud ja sihipärane tegevus. 16% vastajatest on juhitud protsessiga uuendajad. Need on ettevõtted, kellel on rahvusvaheline ambitsioon, neil on eristuv toode või teenus ja edukas ärimudel. Ja nemad tegelevad teadlikult arendustegevustega ja neil on selleks ette nähtud ka konkreetne eelarve ja uuendustesse on kaasatud laiem meeskond. See meeskond on ka muidugi üks teema, mis ilmselgelt Eesti ettevõtete, loomeettevõtete innovaatilisust pärsib, et nagu ma ütlesin, et keskmises loomeettevõttes on 1,9 töötajat. Et kui on 1,9 töötajat, kes peavad kõigi igapäevaste ülesannetega tegelema, siis ilmselgelt seal ei ole lihtsalt seda ressurssi, et tegeleda mingite uudsete lahenduste väljamõtlemisega, et kogu see aur kulub muudele asjadele ära. Et see on ka üks takistus, mis takistab Eesti loomeettevõtete innovaatilisust. Ja siis 1% olid need strateegilised uuendajad, kelle jaoks uuenduslikkus ongi justkui osa sellest ettevõtte kultuurist, et midagi, millega tuleb kindlasti tegeleda. Neil on rahvusvaheliselt eristuv toode ja teenus ja unikaalne ärimudel. Ja neil on süsteemne lähenemine sellele, et kuidas innovatsiooniga tegeleda, neil on globaalne ambitsioon ja nad teevad pidevalt koostööd nii teiste ettevõtete kui ka teadusasutustega, et uuendusi ellu viia. Meie vastajate hulgas, neid ei olnud nii palju, et me saaksime iga sektori kohta teha põhjapanevaid järeldusi, aga üldiselt tuli välja, et meelelahutustarkvara vähemalt selle ankeedi põhjal meelelahutustarkvara ettevõtted on kõige innovaatilisemad neist loomevaldkonna esindajatest, kes meile vastasid. Siis üks küsimus veel oli meil, kui oluline on üldse eestimaine päritolu eksportimisel. Siin tuli välja, et ligi 2/3 uuringus osalenud ettevõtetest ei pea eestimaist päritolu eksportimisel oluliseks konkurentsieeliseks. Ja siin ei olnud vahet selles, kas ettevõte päriselt on eksportinud või ei ole eksportinud. Et nad küll ütlesid, et nad ei varja seda, et nad on Eestist pärit, aga et nad arvavad, et olulisem on selle toote või teenuse kvaliteet, mitte see, et see on Eestist pärit. Et see on neile küll endale oluline, aga nad ei arva, et see annaks nende klientidele lisandväärtust, et kuna Eesti ei ole nende valdkonnas nii tuntud tegija. Samas peaaegu iga 10 leidis, et eestimaine päritolu on väga oluline ja siin ka kohati läksid need arvamused risti vastu, et näiteks disaini puhul mõni ettevõte leidis, et ei, et disainis Eesti on tundmatu maa, samas mõni teine jälle leidis, et Eesti on selline arvestatav positiivne faktor, kui selle saab öelda, et disain on Eestist pärit. Jällegi me kõigi sektorite puhul ei saanud sellist üldistust teha, aga tuli välja, et kultuuripärandi valdkonnas tegutsejad väärtustavad oma eestimaist päritolu rohkem kui teiste sektorite esindajad. Lisaks küsisime ka seda, et kui rahul ollakse Eesti kui sihtriigi turundamisega. Siin nagu näha, siis umbes iga 5 peab seda piisavaks või kas täiesti piisavaks või pigem piisavaks. Samas 44% ei ole päris rahul ja 34% ei oska hinnata.
et siin natukene tekitas meil endal see segadust, et ühest küljest justkui ettevõtted ütlevad, et see eestimaine päritolu ei ole eriti oluline, aga et samas nad ikkagi justkui ootaksid, et seda Eestit kui sihtriiki rohkem turundatakse, et siin natuke tekkis selline vastuolu, et mis siis oluline on ja mida peaks tegema. Siis mõned väljakutsed loomemajandusele. Nagu ma juba mainisin ka, et siis on palju ettevõtteid, kus on 0 töötajat ja kus tegelikult tegevust ei toimu. See annab sellise ülevaate tegemise, teeb oluliselt keerulisemaks, sest siis ongi justkui numbriliselt on ettevõtteid palju, tuleb muudkui juurde, aga tegelikult ei tea, kui palju seal siis päriselt tegusid tehakse. See ettevõtted ise tõid välja, et nende jaoks on arengut takistavateks teguriteks see, et riigi maksupoliitika on ebastabiilne ja prognoosimatu. Samuti toodi kõrgeid makse välja, öeldi, et Eesti turg on nii väike, et siin lihtsalt on keeruline midagi teha. Mainiti ka ebakindlat julgeolekuolukorda. Nagu juba mainisin ka, et sobivate toetusmeetmete puudust toodi välja, et kui ettevõte juba tegutseb, et siis saada toetust, et jõuda järgmisesse arengufaasi. Ekspordi puhul ettevõtjad ise on suhteliselt skeptilised, neist, kes meie küsitlusele vastasid, oli 20% eksportinud ja ka tuleviku vaates nad ei olnud kuigi kindlad, et nad hakkavad ekspordiga tegelema, et valdavalt ikkagi nähakse koduturgu oma peamise turuna. Samas jällegi eristub, et näiteks meelelahutustarkvara puhul seal on justkui kui sa hakkad seal valdkonnas tegutsema, siis see on justkui loogiline, et sa näedki, et terve maailm on sinu turg, et seal kindlasti ei ole seda, et ainult Eesti turule suunatud. Aga ekspordi puhul toodi välja ka seda, et ei tunta rahvusvahelist turgu, ei ole kontakte, ei ole oskusi ja ei ole ka aega sellega tegeleda, et nagu ma ütlesin, et ettevõtted on väikesed ja neil ei ole aega sellega, et hakata ennast kuskile teisele turule sisse sööma. Metoodiliste väljakutsete puhul, mis selle uuringu tegemisega kaasnesid, saab veel välja tuua seda EMTAK-i põhist lähenemist, et see on keeruline ja see teeb selle uuringu läbiviimise raskeks, et kuidas tõesti, kes on see, kes peaks siis ütlema, et mis ettevõte mingi valdkonna alla käib. Aga samas, kui niimoodi tulemusi vaadata, siis on hea ülevaade, et saab justkui selle numbri igale sektorile külge, et kui suur ta on, et selles mõttes see tulemus on hea, kui see vaev on ära nähtud. Valdkondade piiritlemine on üha keerulisem, et ettevõtted ise määravad endale mitu tegevusala. See küll ei olnud selle uuringuga seoses, aga ühe teise uuringu käigus me avastasime, et näiteks ühel ettevõttel oli 27 erinevat EMTAK-koodi, et kuidas siis öelda, et mis see tema peamine tegevusala on. Siis need ettevõtted, kus on 0 töötajat, kõige vähem oli nüüd arhitektuuris, kõige rohkem kunstis. Meie ise näeme, et see on üks koht, et mida tuleks rohkem uurida, et miks see siis ikkagi niimoodi on, et mis neid ettevõtteid takistab, et kas nad kardavad, et nad ei suuda piisavalt tulu teenida, et sellele ühele töötajale kas või palka maksta või et mis neid motiveeriks, et nad selle järgmise sammu astuksid ja hakkaksid nii-öelda ma ei saa öelda ametlikult tegutsema, aga et ikkagi oleks näha see panus, et mida need inimesed seal sektoris teevad. Et see võiks olla huvitav teada saada. FIE-de kaardistamine on keeruline, et kuna FIE-d ei pea esitama nii täpset aruandlust nagu OÜ-d, siis nende kohta andmete kättesaamine ja analüüsimine on keeruline. Nagu ka alustasin, siis loomevaldkondade eesmärgid on väga erinevad ja see teeb nende sektorite võrdlemise ja ühtsete ülevaadete koostamise keeruliseks, aga see on paratamatu. Siis toetuste puhul tuli välja see, et erinevad asutused annavad statistikat toetuste kohta erinevalt välja, et kes toob välja selle, et
millal on toetus välja makstud ja teised jälle, et millal on otsus tehtud toetuse maksmise kohta. Et siis, kui uuring on näiteks siis 2023. aasta seisuga ja kui siis need meetodid on erinevad, siis võib juhtuda, et ühe organisatsiooni puhul nende toetused lähevad 1 aasta alla, aga teisel juba teise alla, et kuna need on näiteks väljamakse kuupäeva järgi. Et see teeb ka metoodiliselt seda ülesannet keerulisemaks. Mis on positiivne, on see, et ettevõtete arv on kasvanud, et loomemajanduses on rohkem tegijaid, müügitulu on kasvanud, reklaamivaldkond tuli välja kui väga selline jõudsalt arenev valdkond, eksport on kasvanud, eriti sellistes digitaalsemates ja rohkem tehnoloogiapõhistes valdkondades. Toetused on iga-aastaselt kasvanud ja tugistruktuuride majandamine on varasemast iseseisvam, et nad saavad paremini ise hakkama, et ei ole nii avalikust rahastusest sõltuvad. Siis mõned üldisemad ettepanekud. Need on suuresti seotud toetustega, sest kuigi meie Emoris tegeleme igapäevaselt uuringutega, siis ka meie jaoks oli kohati raske aru saada, et mis on kõik need erinevad kohad, kust loomeettevõtted võivad toetusi saada ja aru saada, et kes siis kust on toetusi saanud. Et väga hea oleks, kui oleks selline üks andmebaas, et kus oleks need toetused koos ja ka toetuste saajad koos. Et praegu see ettevõtete küsitlus näitas, et tihti ettevõtted tunnevad, et on mingid ettevõtted, kes on justkui osavad toetuste küsijad, kes oskavad neid igalt poolt küsida ja ka saavad neid ja see tekitab natuke sellist läbipaistmatust, et kas siis on nii, et kui oleks üks koht, kus oleks näha, et kes siis tõesti on erinevatest kohtadest toetust saanud, et see oleks, ma arvan, kõigile kasulik. Toetuste kohta infolevikut võiks samuti parandada, et meil siin fookusgruppide käigus tuli välja, et mõned liidud näiteks hea meelega jagaksid infot oma liikmetele erinevate toetusvõimaluste kohta, aga nad lihtsalt ise ei tea seda ja nad ei jõua ennast kõigi toetusmeetmetega kursis hoida. Et kui neil oleks info olemas, siis nad hea meelega jagaksid seda. Siis on üks soovitus, millega ilmselt ettevõtjad ei ole väga nõus ja neile see ei meeldi, et majandusaasta aruanded võiksid olla pisut sisukamad. Et tihti on nii, et kui teed majandusaasta aruande lahti, siis seal ei ole isegi ühte lauset selle kohta, et millega see ettevõte tegeleb. Et jube palju aitaks kaasa sellise statistilise ülevaate tegemisele, kui oleks mingigi info, et millega see ettevõte tegeleb. Ja ideaalis sellise uuringu puhul võiks olla välja toodud ka näiteks see, et kui palju inimesi tegutseb loomevaldkondades, et mõne hea näite me leidsime, kus oli eraldi välja toodud, et üldse mitte loomevaldkonna ettevõte, aga välja toodud, et kui palju inimesi töötab seal loomeüksuses näiteks. Siis üks puudujääk veel selle metoodika puhul on see, et praegu on vaadatud toetusi erinevatele konkreetsetele valdkondadele, aga kui näiteks saab näiteks Tartu loomeinkubaator toetust, siis seda toetust justkui ei ole kuhugi alla panna, sest see on loomemajandusele üldiselt, aga see ei ole näiteks disainitoetus või reklaamitoetus, et selliste toetuste kajastamine on praegu keeruline. Ja siis, nagu ma enne juba mainisin, see toetuste mõjuanalüüs, et nagu meie uuring näitas, et on palju ettevõtteid, kes on küll toetust saanud, aga nad tegelikult ei oska hinnata, et kas on neile kasulik olnud või siis ütlevadki, et see ei ole kasulik olnud. Et võiks uurida ka seda, et miks see siis niimoodi on ja mida teha, et neist toetustest oleks päriselt kasu. Aitäh! Aitäh Anule. Ma ei tea, meil on mõni minut veel aega, kas on saalist Anule kiiret küsimust? Nii, palun. Mina tahtsin küsida, et kas ma saan õigesti aru, et küsitlusele vastas siis 444 ettevõtted sellest 13 000-st? Kas see saadeti kõigile, see ettepanek? Natuke vähem selles mõttes, et me võtsime ainult põhivaldkondade ettevõtted, nii et neid saajaid oli 8000 midagi. Hästi, aga sellisel juhul ma lihtsalt küsiks, et kas oli ka jälgitud seda, et näiteks, et kui seal oli tehtud ülevaade näiteks valdkonna edukamatest ettevõtetest, et nemad kindlasti oleksid vastanud?
me ei saa ju öelda, et nad peavad vastama, et vastamine on vabatahtlik. Ja seda küll, aga lihtsalt ma küsin, et kas nagu selles mõttes, et kas seal oli nagu mingeid samme, näiteks kas või läbi, ma ei tea, Kultuuriministeeriumi või muude partnerite, et et lihtsalt, et minu küsimus on pigem võib-olla suunatud sellele, et kelle vaade seal esil on, et kas seal on nii-öelda ka need nii-öelda valdkonna võtmetegijad, tegelikult suured eksportijad, suured müügitulu teenijad või seda me ei tea tegelikult täna? Seda me ei tea, see on anonüümne. Selge. Tere, aitäh ettekandest. Enne kui ma küsin lihtsalt üks väike tähelepanek, et rääkisite toetustest ja lihtsalt on näiteks EIS-il olemas väikse ja keskmise suurusega ettevõtja VKE arenguprogrammi toetuse taotlemise meede ja selle eesmärk ongi lisandväärtuse ekspordivõimekuse kasvatamine. Ja teil oli väga hea slaid sellest, kuidas ütlen peast nüüd 55% ettevõtteid on Harjumaal, eks? See on nii-öelda hästi tore meede, kui seda nagu lugeda, et kuhu päris paljud siit ruumist kindlasti läheksid, aga selline väike tähelepanek EIS-il, et seda ei saa taotleda Harjumaa ettevõtted. Ja kui me taotluse valmis tegime, siis küsisin ettevõtlus konsultandi käest, et kui palju siis on päriselt, sest see on 10 miljoni voor, eks ju, see on 10 miljonit. Kui palju siis väljaspool Harjumaad tegelikult taotlejaid on, siis ta ütles, et väga-väga vähe. Me oleme ise pannud selle piirangu. See on nagu mõttekoht, et kui me räägime nagu sellest. Aga küsimus teile. Kui palju võrreldes 2019 aastaga kogu sektor kasvanud on? Praegu te ütlesite, et oli 2,54 miljardit eurot. Eelmine kord oli 1,86. 1,86, 2,54 osas. Selge, aitäh. Kas on veel küsimusi? Aha. Küsijate laud tundub. Ma tahtsin küsida metoodika kohta, et ekspordist näiteks muuseumitel, kas te võtsite välja siis selle, et kui palju oli väliskülastajaid muuseumis, et see tuleb ekspordinumbrina või et kuidas me üldse muuseumite puhul kuivõrd muuseumites on olemas see võimekus öelda, et palju nendest külalistest on olnud välismaa külalised ja paljud on kohalikud? No vot, seda ma ei jõudnudki täpselt ennem seletada, et see ekspordi puhul see hindamine on keeruline, sellepärast, et just näiteks muuseumid ja ka raamatukogud, et nad teevad näiteks koostööprojektide raames tööd välisriikide asutustega ja tutvustavad Eestit, tõstavad Eesti riigi mainet, teadlikkust Eestit, aga seda ongi, siin on väga raske seda numbrit külge panna, et mis see päris siis see näite on. Jah. Samamoodi siis muusikasektoris ja kontserdikülastajate. Ja muusika, samamoodi on ka filmil väga keeruline see hindamine. Aga võtame siis viimase küsimuse. Jaa, aitäh. Disainivaldkonnast ka üks küsimus siis, et tegelikult osa disainivaldkonda tegeleb nii-öelda nähtamatu disainiga. Et nemad ekspordivad ju ka läbi oma klientide. Et tegelikult see on ka ju arvesse võtmata. No disainivaldkond on üldse selles mõttes keeruline, et on ka ju disainereid, kes töötavad mitte loomesektorites ja seda mõju me ei saa üldse hinnata. Et paratamatult on selle uuringuga seoses selliseid piiranguid, mida lihtsalt kõik ei ole võimalik arvesse võtta. Aga aitäh, Anu, sulle, et nii. On midagi väga põletavat. Väga põletavat. Võtame viimase väga põletavat. Üks ettepanek, et teil on küll see lõplik dokument kindlasti valmis, aga järsku on mõeldav panna sinna ekspordi teema sisse juurde märge või lisa, et seal ei muusikasektoris, siis muuseumite puhul, ei kunsti puhul, väliskülalised ei sisaldu, vaid ja film samamoodi. See tegelikult seal aruandes on kirjutatud Boldis ja suurelt on ju. Boldis ja suurelt me jätame selle endale meelde ja ega meil on ju siin ka Ksenia, kes just rääkis, kuidas me hakkame seda ekspordi fookusesse võtma ja selle käigus me arvestame seda nii-öelda nihet sinna juurde. Aga mis märked mina siis tegin sellest Anu esitlusest, et majandusaasta aruanded korda sisukamaks, et kellel on endal, kes on katuseorganisatsioonid, siis julgustage, utsitage ettevõtteid taga, et need asjad saaksid tehtud, MTAK-koodid korda ja
passiivsed ettevõtted kinni, märkige aadressid õigeks, nagu Mikk ütles, et ega meil tegelikult on ka neid ettevõtteid, kes on kunagi loonud oma juriidilise keha Harjumaale, aga tegelikult nad enam ammu siin ei toimeta, nad on kolinud kas koroona ajal või mujal välja, et näeme neid ka oma töös, aga jah, Mikk, sul oli väga hea tähelepanek, et see meede nüüd läheb Kultuuriministeeriumi ja sellest teemast välja, aga anname. No, aga siis käi tööl ka või mõni inimene sul ehk käib Valgas tööl. Aga siis meil on loomeettevõtete arenguplaani toetus, mis loomeettevõtetel täna selle koha täidab ja eks see regionaalsuse mõõde sai sinna sisse ju ka sellepärast lisatud, et meie tulevikus oma meetmeid saaksime disainida vastavalt sellele, kus siis meie ettevõtted paiknevad.